ta nagu jagas mulle oma selliseid elufilosoofiaid või mõtteid ja luges mu käejooni ja ma lasin tal seda teha ja siis ennem kui me laiali läksime, siis ma mäletan, ma küsisin, et Ranna, et kas ma võin su pärast praegu siin palvetada. Ta korraks nagu tegi võib-olla ehmunud näo, aga siis ütles, et jah, et miks mitte. Ja siis, kui me palvetasime, siis võib-olla ma kohe nagu midagi tähele ei pannudki, aga järgmine kord, kui me kohtusime ja ma niimoodi peast praegu ei mäleta, oli see nädal aega hiljem või oli see 1,5 nädalat hiljem või 2, aga järgmine kord, kui me kohtusime, siis mulle vaatas otsa mees, kellel silmad särasid ja ta tahtis seda nagu imestust kohe nagu väljendada ka. Ma küsisin, kuidas sul läinud on ja siis ta ütles, et kuule, et see on päris asi. Et see on päris asi. Ja siis ta rääkis neid lugusid, mida Jumal tema elus selle viimase 2 nädala jooksul teinud oli ja kuidas ta siis samamoodi rasketel hetkedel nagu käed kokku oli pannud ja palvetanud ja kuidas suured imed juhtusid. Ja see andis nagu kinnitust sellele, mida ta võib-olla ise ei osanud sõnastada, aga mida mina sain siis sõnastada tema eest, et ma ütlesin, et kuule Ranna, et sa oled vist kohtunud nagu Jumala ligioluga ja Jumal on nagu reaalseks sinu elus saanud, et kas sa tahad oma elu Jeesusele anda. Ja ega ta pikalt ei mõelnud, ta ütles, et jah, ma tahan oma elu Jeesusele anda ja siis me tegime seal samas maja ees autos, tegime päästepalve ja sealt hakkas kõik pihta, et ühel hetkel oligi Ranna täiesti muudetud mees.